see ürg inimese instinkt sees, mis, et kui sa nagu kedagi või midagi oled koju lohistanud, siis sul on niisugune tunne, et ma olen oma perekonna või kogukonna jaoks midagi väärtuslikku teinud. Liina, sinu taust on selline hästi põnev, et sa oled põhimõtteliselt õppinud inseneriks ja siis hiljem psühholoogiat ja jõudnud HR-valdkonda nüüd otsapidi. Et kuidas see juhtus? Miks sa selle valdkonna oled valinud? Jah, pigem olen jõudnud startup-induse valdkonda, mitte niivõrd HR-i valdkonda, et startup ehitama ja üks osa sellest on HR. See on väga-väga pikk tee olnud ja ma arvan, et ma olengi liikunud seda rada pidi, et minust ongi olnud kõige raskem kasu nendes ettevõtetes, kus vähemalt mingit hulka valmis inimesi ei ole. Või kus võib-olla sul inimene on, aga ta peab väga ruttu arenema. Et ta peab üsna kiiresti, näiteks ütleme kas või Zero Turnaroundi asutajad Jevgeni Kabanov, Toomas Röömer, kes olid lihtsalt ühed noored üliõpilased, asutasid oma ettevõtte, järgmine hetk hops, sa pead juhtima ettevõtet, sa pead, ma ei tea, aru saama, milline on maailma tasemel turundusjuht või finantsjuht, keda tööle võtta, et sa pead nagu väga ruttu arenema või siis kas insenerist tootejuhiks, mida iganes. Ja ka see, et sa võtadki mõne inimese nullist koolitada ükskõik kas tootejuhiks või millekski teiseks, tihti sa isegi ei tea, mida see asi veel tähendab üleüldse, aga sa pead nagu koos selle välja mõtlema. Et kindlasti ma arvan, et kogu see nullist ehitamise teema ja terve see minu põlvkond, kes ka sellel ajal alustas ja ettevõtteid alustas, et neil on olnud hiljem seesama, et nad ongi tahtnud nagu rohkem luua, alustada, edasi liikuda ja võib-olla neil hakkab igav, kui juba kõik on väga paigas ja kõik on väga valmis. See on üks asi, mida ma tahtsin just sinu käest küsida, et sul on väga muljetavaldav taust, sa oled nii paljudes erinevates ettevõtetes olnud, niimoodi paari aasta kaupa umbes. Ja ma arvan, et kui kellegi kohta siin Eestis saab HR-valdkonnas kuru öelda, et siis oled küll sina. Aga et sa ise ütlesid ka, et sa tahad nagu midagi käima tõmmata, midagi paika saada ja siis nagu edasi liikuda, et siis muutub igavaks. Et kas see on see põhjus, miks sa oledki niimoodi paari aasta kaupa ettevõtetes ja kuidas oma uusi väljakutseid näiteks valid? See ei ole otseselt sellepärast, et võib-olla selle ettevõttes oleks veel väga palju teha, aga ma ei tee ainult ühte rolli, et ma tavaliselt olengi hea siis, kui on vaja katta mitut väga erinevat rolli, et kõik viimased ettevõtted, kus ma olnud olen, kõik räägivad millegipärast, et ma tean HR-ist palju, tegelikult ma võin ausalt öelda, et ma tean nii palju, et ma saan hakkama, aga minu unikaalsus on see, et ma olen, et see, millest mulle füüsikuna kasu on ja miks ma võib-olla ka füüsikat kunagi õppima läksin ja ma küsin, miks asjad on nii, nagu nad on, mismoodi need asjad on üles ehitatud ja mitte ainult see, et sa nagu inseneri mõttes mõtled niisuguse klotse, vaid et sa mõtled, et sul on mingid mikro-makrotasandid, sul on mingid dünaamika, kõik need asjad ajas veel lisaks muutuvad. Et sa suudad sellise mitmedimensionaalse pildi endale ette kujutada ja ka näha eri stsenaariumeid või olla piisavalt paindlik, et okei, see ei töötanud, võtame järgmise asja, see ei töötanud, võtame järgmise asja. Et ma ju tegelikult olen katnud viimastes ettevõtetes, nüüd küll Taxified mitte, aga näiteks Quartime'is, Zero Turnaroundis, Maniisis 75% aega ma tegelesin finantside ja raamatupidamise ülesehitamisega. See selline tasakaalu leidmine, sissevaatamine, hästi kiiresti otsuste tegemine, õppimine, asjade ülesehitamine ka selle poole poolt on olnud see, mis on olnud minu jaoks unikaalne ja need valdkonnad ongi olnud siis finants, personal, sise-IT, mis tänu minu taustale on mulle hästi teada olnud, kontorite ülesehitamine, et see nagu kõik, mis toetab seda põhiäri tegelikult. Ja kui ühel hetkel siis ettevõte juba stabiliseerub ja sul ongi aeg, et tuua pardale selline väga korralik rahvusvahelise tasemega kas finantsjuht või personalidirektor või IT-juht või mis iganes, et siis sa annad need asjad oma käest ära. Et tegelikult, kui sa nagu saad aru ühel hetkel, et nüüd on vaja inimest, kes teeb seda sügavuti põhjalikult pikka aega ja ma tean, et nad teevad seda minust paremini, siis ongi aeg minul need asjad käest ära anda. Nii et see on, kui ma tahaksin ka nendesse ettevõtetesse jääda, siis ma peaksin võtma hoopis mingi teistsuguse rolli, mis ei ole ka välistatud, aga alati on olnud huvitavam
minna kuhugi teise ettevõttesse ja teha uuesti neid asju. Ja kõik küsivad ka seda, et aga sa teed seda uuesti, et noh, et kas see ei ole nagu tüütu, et sa teed ju sama asja. See ei ole sama asi, iga kord on täiesti erinev tegelikult. I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is Kuidas sa need õiged inimesed ära tunned, keda sa siis enda rollidesse värbad lõpuks, kui sa hakkad asju käest ära andma? Sa ütlesid ka, et tegelikult peab nii palju mõtlema selle peale, et kuhu see ettevõtte, mitu stsenaariumit, kuhu sa võib edasi areneda ja mis see roll tegelikult võiks siis olla, kuhu sa seda inimest värbad võib-olla natukese aja pärast ka. Mille järgi sina otsustad? Kes on see õige inimene? Kuidas sa valikut teed? Need tiimid, mida me kokku oleme pannud, on ka sellised nagu A-klassi tiimid. Sa paned kokku ikkagi väga-väga tugevat tiimi. Ja nende inimeste puhul kindlasti need asjad, mida ma otsin, ongi see julgus, õppimisvõime, et nad tahavad ja suudavad kiiresti õppida. Et see puudutab sellist üldist intelligentsi, aga see puudutab ka seda, et sa julged küsida, sa julged tunnistada, et sa võib-olla ei tea kõiki asju, sa julged oma vigu tunnistada. Et ma arvan, et need on kaks sellist ühisnimetajat. Et mõne ametikoha peal on niimoodi, et sa saad nagu inimese kasvatada sinna. Teise ametikoha peal on see, et paraku tal peab olema mingi elukogemus selja taga, et ta peab olema mitmes ettevõttes midagi sarnast teinud selleks, et ta nagu saaks aru sellest skaalast ja et ta ei peaks nagu ABC probleemidega tegelema. Et kas või näiteks, et kui sa tahad tõesti ühel hetkel võtta väga head tugevat finantsjuhti või väga head pearaamatut või väga head turundusjuhti, siis enamasti sa ei saa võtta kedagi, kes alles kasvab sinna rolli, et sul on see kiirus peal ja sul on see ressursipuudus, ajapuudus, kiirus, määramatus, kõik nõuavad seda, et see inimene juba suudaks olla loominguline oma lahendustes. Aga loominguliseks sa saad alles siis, kui sa ei pea nagu oma tööriistade pagasi mõttes liiga palju nagu leiutama, et sul need tööriistad on käes. Et see tööriist võib olla ükskõik, see võib olla enese kehtestamine, see võib olla sõna otseses mõttes konkreetselt mõni tööriist, mida sa kasutad, see võib olla sinu network, mida iganes, et erinevates ametites on need erinevad. Millised sinu enda sellised suuremad vead on olnud siiamaani, millest sa kõige rohkem oled õppinud? Minu enda viga, mida ma korduvalt olen kahjuks teinud ja ka seekord olen teinud, on see, et liiga hilja oma tiimi hakata värbama. Et liiga palju püüda olukorras, kus võib-olla ei ole algul ressursse, võib-olla ei ole finantsi algu ise ära teha. Et tuleb varem siiski hakata asju käest ära andma, just neid hands-on asju, varem võtta endale kas või selliseid noori jüngreid, kelle palk ei ole jumal teab mis kallis ja lihtsalt hakata nagu asju käest ära andma, et ma olen mitu korda jäänud hiljaks sellega. Okay. Miks? Võib-olla üritad liiga nagu oled nagu mõtled nagu liiga palju selle peale, et okei, ma veel pean vastu, on ju, et ärme ikka veel kuluta, et nagu koonerdad natukene ja teiselt poolt sellel hetkel, kui sa siis tead, et ma nüüd pean värbama, siis kui sul ongi täpselt see nagu hästi tobe hetk, et kurat, ma ei tea, et kas ta peaks olema siia või ta peaks olema sinna ja ka see, et vahel lihtsalt mõtled, et see ettevõte on nii pagana ebastabiilses seisus, et ma tean küll ühte inimest, kes ma tahaks kutsuda, kas ma ikka nagu päriselt julgen ta siia kutsuda, et tal on praegu võib-olla asjad kõik väga ilusti paigas ja ta ei pea töötama 12 tundi päevas ja tal on pere ja ma rikun ta elu ära äkki. et vahel on ka see, et nagu endal see julgus nagu jääb puudu, et siis lõpuks ikka võtad kokku, okei, ma pean selle ära tegema, et ma lihtsalt pean selle ära tegema, eks ole. Tahtsin tegelikult sinuga täpselt sellest läbipõlemise teemast rääkida ka, et sa oled nii aktiivselt teed neid asju, lisaks Taxify'le, kus sa praegu oled, on sul ju veel erinevaid organisatsioone, kus sa osaled ja mingites rollides oled ja täna me siin oleme Taxify kontoris, vaikses Taxify kontoris, sellepärast, et täna on laupäev, et sul lihtsalt nädala sees ei ole aega kohtuda. Oled sa ise kogenud läbipõlemist? Ma ei ole nagu päris lõpuni läbi põlenud, et olekski nii, et hommikul ei taha üles tõusta ja kontorisse tulla ja ei jaksa enam mitte midagi teha, eks ole. Kindlasti on olnud perioode, mis on olnud väga väsitavad ja kus
noh, võib-olla kõige suurem sellise läbipõlemise tunnus minu jaoks on olnud see, et kui sa enam ei hooli, kui sa enam ei jaksa hoolida, et noh, ongi see, et ma ei tea, kõik tulevad mingite asjadega, sa tead, et sul on 10 asja tegemata, sa tead, et noh, mingid väga suured muutused on tulemas ja siis, kui keegi tuleb tema jaoks mõne võib-olla ka väga olulise asjaga, mis sa mõtled, et ma ei tea, et noh, kõiki teisi asju arvestades sa tegelikult no proovi nagu ise hakkama saada, et nagu ära tule minu juurde nende asjadega ja siis sa saad aru, et tegelikult ma peaksin sellest hoolima, tegelikult ma tavaolukorras hooliksin sellest, et siis sa saad nagu aru, et noh, nüüd tuleb nagu aeg maha võtta, eks ole, et kui see rõõm kaob ära ja kui see hoolimine kaob ära. Saad sa sellest ise aru tavaliselt või on siis ka vaja, et keegi kõrvalt ütleks? Ei, sellest ma ikka saan ise aru, et just see hetk, kui sa tunned, et pagan, ma peaks hoolima, aga sa tunned, et ma ei jaksa praegu hoolida. Ja ma olen selline suhteliselt on ja off inimene, et see mind päästab mõnes, see on minu nagu noh, võib-olla selline õnnistus ja needus korraga. Et õnnistus on ta sellepärast, et kui ma nagu panen selle ukse kinni ja ma lähen koju, siis ma enam arvutit lahti ei tee. Et ma võin olla endale lubanud, et äkki ma veel pühapäeval midagi vaatan või midagi, see lõpeb sellega, et ma ei vaata. Et ma kas teen tööd või ma ei tee tööd, et noh, et ma ei ole see, et kui ma kontorist ära lähen ja siis teen vahepeal midagi muud ja siis uuesti veel teen 2 tundi tööd ja siis alles lähen magama. Ma see inimene ei ole. Et mul on niimoodi, et kas ma teen tööd või ma ei tee tööd. Mul on õnnestunud viimase 2 aasta jooksul, 1 aasta jooksul isegi üles ehitada mingi mitu kontorit. Ma niisiis 2 korda nüüd Taxify's, varem Seeriaturnaroundis ja selline sisekujundajatega töö ja ka ise asjade otsimine, et kuna vahel ei ole lihtsalt olnud raha, et sisekujundajat võtta, et sa lähed ja otsid mingeid asju kontorisse kokku, et see on niisugune nagu hasart ja jaht ja et käid mööda mööblipoode ja mõtled ja leiad midagi, mis perfektselt sobib ja aga niisugune nagu jahilkäik, et ma täitsa saan aru, miks inimestele meeldib kas siis shopata või jahil käia, et sul on see ürg inimese instinkt sees, mis, et kui sa nagu kedagi või midagi oled koju lohistanud, siis sul on niisugune tunne, et ma olen oma perekonna või kogukonna jaoks midagi väärtuslikku teinud, kuigi see ei pruugi üldse nii olla tihti shoppamise puhul. Aga seda enam, kui sa põhimõtteliselt nagu lood kodu igal pool, kus sa oled olnud, kas seda enam sul ei ole raske või kahju sealt lõpuks ära minna? On ikka. Rain Rannul on film Southwestern raamatupüügist Ameerikas, mida ta ise on ka läbi elanud ja kus siis on üliõpilased, kes siis lähevad müüma neid raamatuid ja neile öeldakse, et kunagi, kui sul väga veab ja kui sa väga palju tööd oled teinud, siis sa leiad sellise kliendi, kes ostab kõik su raamatud ära, et ostab kõik, mis sul kotis on ära ja seda nimetatakse poniks, et kuskil on poni, et on meil see pile of shit, ja siis kui sa kogu selle jama oled laiali kühveldanud, siis kuskilt tuleb lõpuks välja poni, eks ole. Ja siis mul on ka nüüd just kevadel, kui ma ära tulin sealt ja hakkasin mõtlema eelmiste ettevõtete peale tagasi ja kui mitu korda on olnud olukord, et algul on nagu mingi, vaatad seda asja, mõtlen, ma ei tea, nagu miks ma ennast mässisin siia. Ja siis lõpuks, kui nagu lõpetad ja vaatad, et vau, et me ehitasime kas või Seeriaturnaroundiga, et me ehitasime nagu ühe vingema Eesti inženeeringtiimi üles koos, mitte ainult mina, aga kõik koos ikkagi. Ja väga kihvt kontor ja väga kihvt tiim ja väga kihvt raamatupidamised, kõik asjad saime korda ja need inimesed, kelle ma asjad üle andsin ja samamoodi Moniisis, et siis sul ongi, siis ma mõtlesingi, et aga need ongi need minu ponid. Et lõpuks tuleb see poni ikkagi kuskilt välja ja siis aga siis on see, et see ettevõte on kuhugi etappi jõudnud ja nüüd tegelikult ta peab sealt edasi minema. Ja nüüd sul on variant, et tegelikult tuleb uus jama ja nüüd on variant, et kas sa nüüd võtad ise selle uue etapi, mis ka ei ole tegelikult üldse nii ilus enam, kui sa pead omakorda laiali lammutama seda, mis on varem tehtud ja hakkama uuesti üles ehitama, viime selle järgmisele tasandile või siis sa lähed ja teed kuskil teist asja, eks ole. Ja nagu ma sulle ütlesin, et kuna ma tean, et ma mingites asjades ei ole hea, et ma ei ole hea kindlasti selline
väga suure organisatsiooni, ükskõik kas personalijuhina või üldjuhina. Ja mulle meeldib selline intiimsem suurus, et selline, no ma ei tea, 10-6 kuni seal 30-40, 150, et 150 on suht-koht tegelikult minu maksimum. Ja täna ka Taxify's ma olen olukorras, kus ma tean juba, et mina ei ole päris see, kes seda siin mingitki asju tegema peaks ja me ka täna otsime juba uusi inimesi, eks ole, et siin on küll väga palju muid asju veel välja arendada, aga me kasvasime lihtsalt viimase aastaga nii ruttu, nii kiiresti, et nüüd me oleme 450 ja see on nagu päris valus. Et siin läheb ka tegelikult aega ennem, kui mingid asjad veel paika saab, aga ma juba täna tegelikult otsin enda asemel inimesi. Nii et see on selline see on niisugune loomulik asi, mis mind lohutab, on see, et Eesti on tegelikult andekaid, tublisid ja kohutavalt lahedaid inimesi täis ja sa lähed järgmise kohta ja sa kohtad uusi inimesi, kellest sul on taimugi ja sa õpid neilt nii meeletult palju, ka väga noortelt inimestelt sa õpid nagu tohutult palju tegelikult ja sa arened edasi. Et on küll raske, aga lihtsalt ma ei ole see inimene, kes jääks sinna istuma jalg üle põlve. Kui palju seda juhtub, et näiteks Zero Turnaroundist keegi helistab sulle, et kuule Riina, et meil on nüüd selline jama siin, et mida teha, tule appi? Ja päris mitu inimest minu tiimidest on öelnud ja ka näiteks mõni ise asutaja Norris on öelnud, et ta kolis selle aja jooksul, kus ma Monisis tööl olin, siis Eestist Londonisse elama ja me nii lähedalt üle laua enam ei istunud, on ju. Siis ta ütles, et mulle istub õla peal 2 Riinat, et üks on niisugune kurat ja teine on selline, kes ütleb, on hea, on ju. Ja siis, kui ma teen midagi, mida ma tean, et ma ei tohiks teha, et mida Riina heaks ei kiidaks, ma tean juba, et ta ütleks mulle, et sa ei tohi seda teha. Ja vastupidi, et ma arvan, et päris mitu inimest, keda ma olen tööle võtnud ja kelle me koos oleme asju läbi arutanud, et miks me seda teeme, kuidas me seda teeme, et ma tegelikult ei taha, et nad mulle helistaks, ma tahaks, et nad tunneksid, et nemad nüüd oma nägemuse järgi saavad ise ehitada edasi neid asju. Minu suurim küsimus sellel hetkel oli, kuidas eristada väga-väga head, väga-väga tugevat ja head või keskmist tarkvaraarendajat. Et ma olin töötanud siis tiimides, kus olid olnud ülitugevad tarkvaraarendajad ja kus me värbasime väga palju tarkvaraarendajaid, kus me arendasime neid välja. Mul olid tekkinud mõned oma teooriad, et ma olin tähele pannud, et hästi suur vahe on selles, kas inimene alustab sellega lapsepõlves kooli ajal või ta alustab sellega alles täiskasvanuna. Et ühed nagu julgesid rohkem mängida, proovida vigu teha ja teised tahtsid minna nagu kindla peale välja, niisuguse efektiivsuse peale välja ja ka lihtsalt puht see aeg, mida nad juba olid sinna sisse pannud, oli nii palju suurem olnud ja nad olid nagu palju loovamad ja läksid palju kiiremini edasi. Said selle vastuse enda jaoks siis? Mis teeb väga-väga hea ja keskmise vahe? Tead, ma päris ei saanud, sest Tartu Ülikooli psühholoogia keskendub laias laastus siiski, see bakaõpe, ta keskendub väga palju igasugustele füsioloogilistele teguritele, geneetikale, muudele häiretele, kõigele. Et Eestis paraku sellist positiivset psühholoogiat õpetatakse natukene vähe, et seal mitmed õppejõud, kellega ma üritasin seda teemat arutada, ütlesin, et see on elementaarne, et kui see kompetentsi omandamise mantra, mida räägitakse, ongi, et kui sa tegeled mõne asjaga kas 10 aastat või 10 000 tundi, siis sellisel juhul sa omandad selle oskuse, eks ole. Ja et ühtepidi on täiesti loogiline, et kui sa oledki rohkem seda teinud, siis sul on see paremini omandatud. Ja just teine pool ka, et kui ta on omandatud nooremana, kui ta on omandatud coachitult, siis ka suunatult, toetatult, et siis see tulemus on nagu parem, on ju. Sa ütlesid kohe alguses ka, et see miks on sinu küsimus olnud algusest peale, et miks asjad nii on ja miks asjad nii töötavad ja kuidas. Üks raamat, mida kõikidel ettevõtjatel soovitatakse lugeda ja eriti startup-eritel on see Start with Why ja mina ise nüüd Äripäeva konverents, personalikonverents tuleb veebruaris ja teen seal ühte ettekannet sellel teemal, et miks me mingeid asju teeme. Mis täna sinu jaoks sinu suur miks on?
nagu üleüldises plaanis, miks sa täna teed neid asju, mida sa teed? Ettevõtete ülesehitamine on minu jaoks väga huvitav. Et see ehitamine on minu jaoks huvitav ja selle ehitamise juures saab küsida väga palju küsimusi, miks. Sellepärast ongi huvitav. Ja selline asjade lahti lammutamine, kokkupanemine, mingisugust, ükskõik, kas on mingi ideaalse Exceli tabeli loomine või et kuidas ta nagu näeks niisugune ka elegantne välja ja kuidas ta oleks selline cool ja kuidas sa nagu saaksid sealt hästi huvitavalt asju kätte, et see võib olla Exceli tabel, see võib olla kontor, see võib olla organisatsioon, ükskõik mingi asi, mis nõuab struktuuri. Et minu jaoks on huvitav see, kui ma saan mingisugusel asjal vaadata sinna peale, mõelda, milline on see konstruktsioon, mis seal peaks olema ja kuidas sinna asjad siis külge klapivad ja siis ka mingite asjade puhul mõelda, kas see klapib sinna, ei klapi. Sinu roll on olnud erinevad asjad kõik kokku, et finants ja HR ja sa oled alati juhtidega olnud ühe laua taga ja saanud otsustada ise asju. Personalijuhtide see igivana dilemma, et kuidas olla see juhi parem käsi paremini ja kuidas nagu pääseda sinna laua taha ja kuidas juhid mind tõsiselt võtaksid, kui ma midagi ettepanekuid teen. Mis sina oskad soovitada neile inimestele? Mis sa ütleksid personalijuhtidele? Kuidas olla see, keda võetakse sinna laua taha? No esimene asi on see, et sa pead ärist aru saama. Et sa ei saa mööda hiilida sellest, et sa teed selgeks, mis me selles äris oleme ja kuidas ma tunnen ära hea personalijuhi, keda ma tööle tahaksin võtta või ka personalispetsialisti, keda ma tahaksin tööle võtta või ka värbaja, keda ma tahaksin tööle võtta, on see, et ta läheb sellest kaugemale kui mina. Et ta sõna otseses mõttes, jällegi üks ettevõte, kus ma võtsin ühe värbaja tööle, ma ei olnud näiteks Java-arendusega väga palju kokku puutunud varem, eks ole. Ja ma olin kuhugi selgeks teinud, ma olin ka ise neid inimesi seal vahepeal värvanud, aga tuli inimene, kes läks ja tegi selle endale rohkem selgeks, kui mina tegin selle selgeks. Et sa pead nagu aru saama, mis äris sa oled, mis seal toimub, mis seal oluline on, kuhu see suund läheb. Kui koosolekul räägitakse kõikidele töötajatele millestki, siis kuidas erinevaid osakondi tiime puudutab, mida need inimesed seal ettevõttes teevad. Et see on nagu esimene asi, mis tuleb selgeks teha. Et teiseks, kui sa suudad juhile selgeks teha, et ma saan sinu elu kergemaks teha, ma saan sinu laualt mingid asjad ära võtta, millega sina ei pea tegelema, et sellega saab tegeleda keegi teine. Ja sina saad tegeleda nende asjadega, mida ainult sina saad teha ja sul on selleks rohkem aega, siis see on kindlasti ka üks selliseid kohti. Ja sa saadki teha seda jupikaupa, et kas või julgelt küsida, et okei, hea küll, et sa tahad ise nagu mingi üldkoosoleku põhiraami kokku panna, aga äkki mõtleme koos läbi selle, et sa mõtled seda sellest vaatest läbi, mida töötajatel vaja oleks kuulda, eks ole. Ja ma arvan, et kui meil oli ka üks eelmine vahepealne inimene olnud, kes proovis seda ametit, aga jäi kuidagi nagu sinna, ma teen midagi, aga ma väga ei viitsi sellest ärist aru saada sinna ja juba oligi juhtidele arvamus, et kas meil ikka üldse seda personalinimest üldse vaja on, eks ole, siis järgmine inimene sellega suutis nagu kohe selgeks teha, et jah, see on midagi, mida ma saan teha, millega mina saan vajalik olla ja mis tõesti omab mõju ja kus ta toimis nagu partneriga selle juhina, et see on nagu teine pool. Ja ma arvan, et ka enesekindlus, et mida ma olen kahjuks pannud tähele ka üsna palju, kui ma olen selliste personali inimeste üritustel osalenud, et väga paljud nendest inimestest on hästi tagasihoidlikud inimesed ja natuke ebakindlad ja ma arvan, ma olen nagu pikalt mõelnud sellele, miks see nii on, et võib-olla selline teiste inimeste tunnetamine, empaatia on nende inimeste tugevus ja nad ongi valinud selle eriala sellepärast, et nad küll mingist aspektist ongi see nende tugevus, et nad oskavad midagi selle eriala jaoks väga hästi,
aga sa pead siis nagu tõmbama ennast üles ka nendes muudes valdkondades, et sa pead nagu sellest oma ebakindlusest üle saama ja sa pead nagu sellest üle saama, et sa ei saa olla see hall hiirekene, kes on märkamatu või kes tahakski olla nii välimuselt kui nagu võib-olla mitte liiga palju esineda, et sa pead nagu sellest üle saama, et sa pead nagu sinna poodiumile astuma. Et personalijuhina sa oled seal poodiumil. Et sa võid jääda oma stiili juurde, kui sinu riietamisstiil ongi tagasihoidlik, palun jätka seda, aga sa pead nagu isikuna suutma astuda samme, kus sa esined, sa oled julge. Esinemise oskus kindlasti tuleb kasuks. Kui sa saaksid mulle öelda ühte asja elu kohta üleüldse, et mis see siis oleks? Ma arvan, et võiks mõelda selle peale, et päris pikalt tuleb elada. Et elu on päris pikk ja võib-olla just olles tulnud sellest nõukogude ajast, et olles olnud see nii-öelda nõukogude aja noor, et ma nägin päris palju seda, kuidas inimesed seesmiselt ära surevad. Et nad on võib-olla 40 ja see ongi olnud nende elu kõrgpunkt ja kõik on juba möödas ja sul ei ole enam ja nad võtavadki seda nii, et mul pole enam kuhugi edasi minna, eks ole. Ja ka võib-olla natukene täna see tekib kahel seltskonnast inimestest, et kellel ongi võib-olla piiratud kas haridus, võimekus või siis vastupidi, et on läinud väga hästi, nad on teeninud raha, nad otseselt ei peaks tööl käima, et mul on mitmed sellised tuttavad, kes on olnud edukad ettevõtjad ja kes on teeninud raha ja ühel hetkel siis on otsustanud, et ma enam ise nagu ei ole niisugune juht või et ma olengi nagu see investor, eks ole. Ja kellel päev võib-olla jääb natuke tühjaks ja nad ei teagi, mis endaga võib-olla peale hakata terve päev otsa. Et minge edasi, et minul oli ka see tunne näiteks peale Skype'i, et Skype oli ju sellel hetkel 2005-2007 oli Eestis nagu maailma kõige vingem asi üldse, kõige ägedam organisatsioon, kus töötada. Ja kahjuks seal juhtus niimoodi, et seal oli väga palju erinevaid struktuurimuutuseid ja see oli küll organisatsioon, kus mul oli väga valus ära minna, sest mul oli tunne, et see minu roll nagu väga ebaõiglaselt kadus ära, et liiga vara ja oleks tahtnud seal pikemalt olla. Ja siis oli selline tunne, et kas peale Skype'i saab nagu veel midagi tulla ja mul oli vanus ka siis selline, mis ta siis oli, 30, juba 40 alla, eks ole, 40, et sa oled ka juba üsna vana. Ja siis oli küll siuke hirm natukene, et kas nüüd läheb kõik ainult allamäge. Ja siis tulid järgmised huvitavad asjad ja tegelikult kui sa hoiad ühendust selliste huvitavate inimestega ja nüüd lihtsalt lähed edasi, et esimene reegel on show up, et sa üldse ilmu kohale. Vahel on ka mulle nii, et mõtled, et ma ei tea, et see järgmine päev tuleb nii jube, et see asi ja on mingi ebameeldiv, kas pead kellegagi töösuhte ära lõpetama või lihtsalt on mingi ebameeldiv koosolek, kus tuleb mingid ebameeldivad asja arutada ja siis mõtled, et ma ei tea, et jätaks selle päeva vahele. Aga siis esimene asi on see, et sa ilmud kohale, sa lükkad selle päeva käima, sul on seal võib-olla mõned toredad inimesed tööl, kes tulevad ja naeratavad, küsivad, kuidas läheb, on ju, või mis iganes või lihtsalt vaatad, kuidas keegi toimetab ja vaatad, et see on nii äge. Ja siis juba läheb ja siis on see päev juba läbi ja mõtled, et polnud midagi hullu üldse. Et ka üks telesaade, kus õpetati vist hirmudest ülesaamist, ma arvan, mis kuskilt silmanurgast vaatasin keegi, kellel oli vaja järgmisel hommikul teha langevarjuhüppe, et ta kartis kõrguseid. Ja siis talt küsiti, et mida sa nüüd öö otsa teed, et kas sa nüüd muretsed ja kardad ja nii edasi ja mis siis edasi saab, eks ole. Ja loomulikult ma nüüd muretsen ja kardan terve öö ja nii edasi, eks ole. Aga miks sa teed seda? Et see hüppe, see hirmus hetk on ju alles homme hommikul. Ja kas see muudab midagi, kui sa muretsed praegu või ei muuda, et see tegelikult ei muuda mitte midagi, kui sa muretsed. Et seesama, et lihtsalt julgege edasi minna, võtke see üks samm, teine samm, saaga huvitavate inimestega kokku, elu läheb edasi.
ja kindlasti tuleb põnevaid asju ja kindlasti tulevad huvitavaid asju, et nagu ei maksa ennast maha kanda ja maksa ennast maha matta, ei maksa muretseda selle pärast, milline sa oled, mis su vanus on, et noh, lihtsalt keep going. Väga hea. Aitäh! I'm on top of the world, now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving, not even close to the